Nii, tere hommikust. Et ma vaatan, mis siin valge mingi asi kübeb ikka. Et tegutsen siis sellega, siuke vihmane kolmapäev on. Näed, seda raadiot ma just kuulasingi. Ma ei tea, kes see seal keskel see naisterahvas on. Näed siin reklaami. Reklaami on, siin tuleb päris palju. Et tegelen siis sellega, mida ma, näed, retroburger, oskan kõige paremini. Ehk siis spordiennustus. Et vaatasin siin ka vahepeal, et eilsest ma rääkisin sellest Diallost, et Diallo on päris püss, jah. Noh, selle paugutab päris kõvasti, jah. Nagu püss paugutab. Et on enda püssi ikka päris kõvasti paukuma saanud, et ta tuli, kus te siin nädal või 2 tagasi oli või. Käisin seal Toilas jalutamas, siis ma ka vaatasin seal, et noh, tema mängu, et siis ta oli mingi 60 oli vist või? Jah, 60 oli, 56 oli ATP-s. Et nüüd ta on 40-ndaks tõusnud paari nädalaga. Et ta paugutas, no jah, ta võitis selle turniiri ära, ta pani seal ju kõigile, pani nendele kõikidele, kes seal temaga samal real olid, nendele 50-ndatele, 60-ndatele, neile pani kõigile ära, siis ta pani mingi 20-ndale tegelasele ka ära, 20-ndale ja 30-ndale ja et vahepeal ühe kaotas, ma ei vaada, mis see täpselt, kellele ta täpselt kaotas. Aga noh, selge see, et tuleb, et noh, ega kogu aeg ei võida keegi, et isegi Federer ega Nadal ei ole ainult võitnud, et see on ka selge. Et aga ma vaatan pärast, kellele ta kaotas, aga eile pani ka mitmes see Tšere oli ka mingi 40 või. Kuigi see Tšere kaotas Mark Lajalile kaotas. Et Lajal on ju ise 160 on ju. Aga noh, ma arvasin, et kurat oli see Tšere, jah, mingi 40 oli jah. Aga ega see jah, see Tšere seal eriti seal vastu ei saanud, et punkte ainult siis sai, kui tegi ülitäpse servi ja siis, kui see Diallo noh, täitsa lampi nagu lõi, on ju. Noh, eks seal ikka noh, et noh, 2-1 oli setidega, et ühe seti sai kätte, aga muidu oli jah. Noh, servid olid head sellel Tšerel, et ta pani seal jah, ässasid päris palju ja noh, ja selle Tšerel oli ka see platsi, see vastase nägemine oli tal väga hea, et väga hästi liikumise vastu lõi palja, et noh, ma olen ka jälginud, et isegi kõrgel tasemel pannakse vahel niimoodi, et noh, et koksa see pall sinna tühja kohta ära, on ju, aga lüüakse täie jõuga, on ju, ja üle ja mööda sinna suunas, kus see, nagu see vastane on ju. Et noh, et see oli tal nagu väga hea, et ta leidis need tühjad kohad, leidis üles, või siis kui vastane liikus vasakule, ta pani paremale, et see liikumine oli nagu, see vastase jälgimine oli tal väga hea, et sealt ta sai ka punkte, aga ütleme jah, võimsuse poolest ja niimoodi, et ega ta seal jah, kui see Tšere sai selle kätte ja ikka üldjuhul, või see Diallo
üldjuhul ta ikka kontrollis seda ja ega see jah, pallid olid kiired sellel Diallol, et see Tsire sai reketi vastu kohati ainult ja pall lendas võrku või üle. Et lõppes see kolmas set lõppes väga kiiresti ära, ma ei teagi, mis seal juhtus, et ma hakkasin sealt teisest linnaosast hakkasin ära tulema ja noh, ja väga kiiresti, vaatasin 2-2 oli kolmandas setis ja mingi 5 minutiga oli see läbi. Järsku vaatasin, et kõik. Et see, noh, sõitsin autoga natuke edasi ja siis nagu vaatasin korraks silmanurgast, et palju on ja kõmdi mäng lõppenud. Aga noh, nüüd tuleb siis edasi vaadata, et täna on Daniel Evans mingi 160 maailmas ja siis Tommy Pauli vastu. Et Tommy Paul on üldse mis ta oli seal, ma ei tea, 8 või midagi sellist või. Et noh, et iseenesest nagu noh, aga see Tommy Paulil oli jälle vigastus olnud, on ju. Ja see Evans, on ju, kes on vanem ka, Evans on 30 ja Tommy Paul on mingi 20 või. Et 10 aastat on neil vanusvahe ka, aga noh, see Evans on nagu mänginud ikkagi mudu mänge on nagu rohkem mänginud see aasta ja sellel oli, Tommy Paulil oli siis vigastuspaus, on ju. Siin paar kuud rohkem isegi. Et see on sellel ajal 3 mudu mängu mänginud, on see Evans ja viimati Evans võitis mingit 12. maailma 12. võitis, noh. Ja omavahel siis neil on 1-1. Et selles osas jah, et koefitsient on küll on ikka väga kõrge sellel Evansil. Koefitsient on 3,8. Et ütleme, arvestades neid aspekte, on ju, et kuidas pani kuidas on see pannud, see Evans. Et ta on päris vintske tüüp, et ta jah, tal väga seda tehnilisi seda käsitlust ei ole nagu minu arust nii väga. Aga ta on ikka päris hea serviga ja päris nagu vintske, et tal see füüsiline on päris hea ja löögid on kohati päris tugevad, et seal jah, ja kuna ta on veel muru peal ka on päris hea, et see muru on just tema spetsialiteet on. Et siis nagu noh, 3,8 oli tal koefitsient, et noh, et noh, et oleks nagu minu arvates oleks ülekohtune nüüd arvata, et ta nüüd kindlalt seal mingi 6-2 pähe saab, on ju. Noh, et väga tõenäoliselt väga suure tõenäosusega ta ikkagi, ma arvan, et ühe seti võtab kindlasti ära. Kindlalt ei ole küll midagi, aga ma arvan, et ühe seti ta võiks võtta. Arvestades kõike seda, et ta siin mingi maailma 8. ära pani ja on siin mänginud ka palju neid mudu staadionil, mudu väljakul.
muruväljakul on palju mänginud, jah. Et eks siis arvatavasti tulebki niimoodi teha, et Evansi peale panna ja noh, ja arvatavasti ta võtab siis, kui nagu väga hästi läheb, võtab esimese ära, noh. Et võtab esimese ära ja noh, ja tal seda füüsist on ja vastupidavust, et küll ta siis esimest ei võta, siis küll ta siis kõik mängu paneb ja teise. Ma arvatavasti niimoodi teengi, et panen siis Evansi peale. Panen Evansi peale 10 ja siis kui esimese ära võtab, siis võtan kohe välja ja kui teise ära võtab, siis võtan selle, mis seal on, noh. Sest kui ta teise ära võtab, siis on ka arvatavasti seal ikkagi noh, üle 10 ma saan ikka tagasi. Aga noh, jah, kui nüüd see stsenaarium juhtub, et Jake Paul nüüd üle sõidab, on ju, et tuleb ja noh, enda ikkagi selle nagu maksma paneb, on ju, selle potentsiaali. Et võib ka see juhtuda, et peab mõtlema selles osas. Selles mõttes on huvitav nagu vastasseis. Et vastasseis on huvitav, jah. Et eks ma natuke mõtisklen ja siis vaatame.